ja kui me täna ei leia neid, äkki me peaks, politsei auto on iseenesest seal, et me saaks teatada, et 2 poissi on kadunud, sest see ei ole naljaasi. See ei ole naljaasi. Minu emotsioonid on. Mul näitab vist viimane täispäev siin Miami's. Sest väike kurbus on ikka, ikka viimane täispäev. Et homsest hommikust sõidame me tegelikult ära, et võime varatsi check-out teha. Et jõuaksime järgmisse sihtkohta. Et nüüd ongi nagu kahe vahel, mis me tänast päevast saab, et kui me lähme päeva sellele ekskursioonile, siis me ei jõua esinemisele päeval. Me võime selle õhtul tegema mingi riskiga pooleks. Aga kui me teeksime selle päeval ära, siis on jälle see, et me ei ole midagi kohalikku nagu rohkem näinud, kui ainult seda peatanaval esinenud ja ühe korra rannaski jäänud, et see tuleb nagu kokku leppida, mis edasi. Aga muidu on ju väga positiivne, et saab süüa ja Sellel hommikul nautisid viisukesed Toivo gurmeetoite ja suundusid Siimu juhatusel vaatamisväärsustele. Maitses ka keegi kannatab süüa või? Jah, kannatab küll, kõva on. Siin on hea, kui kõva on. Kõva meile meeldib. Need teised pakid peaks õhtule vist kuidagi kaussi ees. Jah, ma arvan, et peaks seda tegema seal ikka. See on kõik praegu. See ei ole nagu... Kameramees tahab kriisi, noogutab. Võtsime turismikaardi ja sõitsime läbi siis, ega seal ei olegi selles mõttes midagi väga vaadata, mingit vana arhitektuuri või pigem on siis rannad, need erinevad saared seal, et see loodus oli nagu huvitav. Oleme ummikus, otsime Miami linnas Freedom Towerit. Nüüd selle jutuga mul mingisugune taoline hoone. Püüame üles leida, teha mõned pildid, vaatame, mis seal on. Ja läheme edasi Little Havannasse. Vaatame, mis see endast kujutab. Peale selle Whitmore Hotel ja mööda mere äärt tagasi Miami mere akvaariumisse, mis peaks olema üsna huvitav. Pärast seda proovime, äkki saame paadi peale ja paadireisiga paat teeb mõned tiirud ümber saarte, kus peaksid paiknema mõned kuulsuste villad. Ehk siis loodame parimat ja ilus ilm on. Grupi noorimad liikmed otsustasid ühel hetkel aga iseloomu näidata. Väljak oli seal suur, seal tegime paar trükki. Käisime ujumas veel seal, oli hea ujumiskoht. Ja siis mingi 2 argot mõtlesid, et neile ei meeldinud meie seltskond see hetk. Ja jalutasid hotelli poole suke 50 kilomeetrit. Vaata, nad tulevad sealt samas, nad on selle puu taga. Kui me seal kohas teeks video, siis nad jääksid peale ka. Meil on ennegi lapstaari olnud. Lähme autosse. Ja Viisuke on ennegi lapstaari. Ei ole hullu. Kas nad lähevad? Size doesn't matter. Viisuke in Miami Beach.
me siin läheme kohe oma nooremate sõprade seltsi. Me nimetame neid sõpradeks, tegelikult nad on sõbrad, aga kui nad ise tahavad jaurata, siis jauravad. Ja tegelikult me hoolime neist. Probleem oli selles, et me nende Coca-Cola ära jõime ja siis nad mõtlesid, et nad ujuvad Eestisse. Ei tasu päris iga asja pärast jonnima hakata. Tõenäoliselt see oligi selle reisi kõige suurem tüli. Tegelikult ei olnud millestki tingitud. Aga lihtsalt tõenäoliselt tekkis väsimus, noored poisid kodu igatsus. Nad tegelikult ei tea täpselt, kui kaugel Eesti on, et nad ei saa sinna ujuda. Me viime neile raadiosaate, sest meie viimane päev Miamis tegelikult tahaksime me näha veel mõned vaatamisväärsused ära. Ja kui me need oleme ära näinud, siis me proovime nad raadiosaatjaga kätte saada, sest see peaks võtma 2 või 3 miili kaugusele. Me otsime nad pärast seda vaatamisväärsuste leidmist ülesse ja viime nad hotelli tagasi, sest nagu öeldud, siis lapstaar on tegelikult viisukuses ennegi olnud, aga mitte selliseidist. Meie headus on piiritus, me ei piiritu. Et selle me proovime Alarile anda, sest Argo ego on liiga suur, et see vastu võtta, aga me proovime Alarile anda ja me loodame, et nad hoiavad seda enda käes, sest vastasel juhul läheb see maksma $40. Kus Argo on? Okei. Siin meil ei ole vist midagi teha selles mõttes, et teade politseisse äkki. Jah, me katsume nad tegelikult veel tänase päeva jooksul üles leida. Veel ise oma jõuduga. Ja tegelikult nad ei riski mitte enda reisiga, nad riskivad meie kõik reisiga. Kogu viisukese reisiga. Inimesed on andnud raha, toetanud meid, et me saaksime teha oma Eesti asja siin USA pinnal. Ja ma ei taha, minu eestikeelsed sõnad võib-olla, ma ei tea, ma võiksin rääkida inglise keeles või vene keeles neid sõnu, mis on minu emotsioone. Minu eesti või vene keele oskus piirdubki nende sõnadega, kuidas emotsiooni nagu kirjeldab. Aga loodame, et me leiame pistaats ja pähkel vene keeles. Tegelikult mõtlesime, et me võiks natuke niisama chillida Miami peal ja vaadata mis asub ja milline Miami nagu on. Vahepeal otsisime mingit poode, mida me ei leidnud, aga ikkagi oli see ka tore. Et eks see emotsionaalselt oli kogu see ettevõtmine päris keeruline, aga kõige keerulisem oli ta meie kõige noorematele liikmetele, et vennad Sälimarid, et nende jaoks oli see tahtmata oli suur ettevõtmine ja eks nad hakkasid seal juba 5.–6. päeval hakkasid juba murduma ka, et oli see koduigatsus või olid need pruudid, kes Eestis maha jäid, aga oli tunda minu arust Miami esimesel teisel päeval mõlemal oli tunda juba, et hakkab siuke pinge õhku kerkima ja seal ei olegi midagi tahta. Me olime ju terve selle reisi olnud väga loetud ruutmeetrite peal, kas siis võtame laevakajuti või võtame lennuki või võtame selle väikese bussi, et me olime kogu aeg nii kitsalt koos olnud, et eks seal iseloomud hakkavadki põrkuma. Aga Miamis oli see esimest korda siis nagu tugevamalt tunda ja lõpuks viis ta siis erinevate seikadeni. Argo tahtis linna peale minna vaatama. Lihtsalt siis ma mõtlesin, et üksinda ka ei saa lasta tal niimoodi lihtsalt kuhugi linna peale minna. Siis me läksime, Argo tahtis mingit poodi otsida, mingit spordi, mingi staffi tahtis näha. Ja siis teised läksid loomulikult Haide ujuma, millest nad esialgu kohe teada ei saanud. Lihtsalt nägid üks hetk mingid uime ja siit vist oli silt ka. Oleme siin kuskil Miami mingi hoopis teise saare otsas. Ja tulime siia ja mõtlesime, et ekstreemrahvatants on ikkagi väga ekstreemne. Ja ekstreemrahvatants tähendab seda, et me teeme ekstreemset asja ja mõtlesime, hüppame siin selle koha peal, kus me praegu oleme, hüppame vette. Võiks. Tundub mõistlik mõte.
ja aga see on see koht, kus kohas, see ei ole tavaline rand, kus kohas rand on piiratud mingisuguse võrguga, mis peaks haisi tagasi hoidma. Hüppasime vett ära, tegime väikse supluse, tulime kaldale ja vaatame, et hai on seal, kui sa nüüd vaatad, uim paistab. Et see ei ole poi. Mõnel võib tunnud see poin, aga see on hai. Tegime ennem supluse ära ja kõige hullem on see, et kuna me oleme ekstreemrahvatantsugrupp, siis ekstreemrahvatantsugrupp tegeleb ka lisaks ekstreemrahvatantsule ekstreemujumisega ja mõtlesime, et hai on nii kaugel, et me jõuame siit hops vette kohe tagasi, et me tegime väga ekstreemse olukorra, kus me hüppasime, kui me näeme haid, hüppasime korra vette ja tulime tagasi. Kuidas me kogemata käisime haigalaga koos ujumas. Nägime ja mõtlesime, kas on haigala või ei ole, aga ikkagi tegime selle vettehüppe ära ja seda ma arvan, et meenutavad kõik veel pikalt. Võib-olla oli hai, täpselt ei tea, midagi nähti seal, et tagapool oli, aga kindlad ei olnud, kes see seal oli või mis see seal oli. Keegi ju ei vaatanud enne, mis seal eemal on, kas seal on, ei oskanudki vaadata. Ikka kohe riidest lahti ja hooga vette pea ees. Aga välja tulles siis jäi miskit silma, et ja ka kohalikud ei osanud nagu seisukohta võtta, et miks nad seal ujuvad. Või miks meie seal ujusime. Et kui ei tea, siis ei tee haiget. Pärast koos haidega ujumist leidsid tantsupoisid veel ühe õise esinemise Rannalinna klubis. Kuid väga väikese lava peal saime oma esinemist tehtud. Üllatavalt hästi, et nüüd võtangi siit ühe fännisärgi ja viin sellele managerile, sest tegelikult ta tuli ikkagi meile vastu. Meie tulime ka talle vastu ja rahvale tundus meeldivat, et aplaus oli päris kõva. Ja kindlasti müts maa Kristjani ees, kes selle kõik meile korraldas, et väga tublid. Ja et me üldse mehed kokku saime, et 4 meest, kes tantsima said, sest Argo võtsime me ikkagi voodist, kes oli juba magama jäämas. Minul oli natuke uimane tunne, sest kui keegi tuleb poole pealt, ta ütleb, pane riided selga, lähme esinema. Siis mõtled küll 2 korda, et kas paned peapadja veel tagasi või lähed. Aga tuli ja tegi ära selle, et väga hästi läks, väga hästi. No vaatame, sellised asjad ongi need, mis sellele reisile jumet annavad, et ja ma arvan, et nüüd, kui ma sinna tagasi lähen, siis on päris palju selgitamist, mis see Eesti on, kus ta on ja mida me tegelikult siis teeme. Nii, Miamiga oleme ühel pool. Tegime eile öösel sisuliselt veel esinemise ja hakkame nüüd teele mis vara hommikul ikka on 8. Et jõuaks siis õigeks ajaks, heaks ajaks Orlandosse, et Orlandos natukene ringi vaadata ja otsida, kus on mingi võimalus äkki esineda, sest et meil tekkis ikkagi, võimalus tekib. Eile tekkis väga super kohast, tekkis nagu esimene võimalus ära. Ja hakkame teele sõitma ja siit sinna kestab umbes 6 tundi, et ma üritangi siit Pavel Sool, mis täpne aadress on ja Orlando hotelli kui seal hotellis, et siivest on käpsu ja sõit hakkab. Ausalt öeldes Miami's sai tõesti kopp ette. Seal nagu ei olnud seda metsikult teha ja minu arust oli Orlandos oli kõvasti rohkem teha. Seal oleks võinud kauem olla. Aga liiga kauaks ei tasu ka jääda. Ja samas Orlando ületas nagu igasuguseid ootusi. Liiklus on, ütleme, et ei oska sõita inimesed. Sujuvust ei ole. Üksta puha, mis reas, igas reas on mingi vend, kes uimeb. Igas reas on mingi vend, kes kihutab. Ei ole nagu tasakaalu leitud selles liikluses. Et üsna kanget närvi on vaja. Kanget närvi on vaja liikluses. Meil on veel siin 100 kilti veel ja oleme uues elukohas. Siin istuvad palme inimesed ja me istutame kuuski. Elu on selline. Hüvasti Miami, tere Orlando. Ja nii, et nüüd kui me oleme suutnud ärkvel püsida mingi perioodi siin autosõidu ajal, siis
siis reklaami kuulates tundub see riik ikkagi nagu eurooplase jaoks väga eriskummaline. Et jääb siuke mulje, kusjuures, et inimesed armastavad oma autosid, jumaldavad neid ja teatud paralleeli saab tuua, ütleme meie jaoks siis koduga, mida sa siis renoveerid ja meisterdad seal ja mida sa endale ikkagi soetab põhimõtteliselt terveks eluks. Et neil tundub autodega niimoodi olema, et sest oli üks reklaam, kus räägiti suurtest velgedest. Kui sa muidu näed välja nagu jobu, siis rentides endale suured veljed oleksid see uuesti äge, ehk siis eestlased keeli oss. Aga kodudega näeb hoopis nagu vastupidise asi välja, siin paberitest seinad. Inimesed tunduvad kolivad iga 5 või 10 aasta tagant ühest kohast teis olenevalt sellest, kus neil töö on. Aga sõiduvahendid nad lihtsalt nagu ei taha küll. Et eestlase jaoks suhteliselt arusaamatu. Aga meil on veel nädal aega sellest aru saada. Miks nii tehakse ja kuidas nii tehakse, sest 2 inimest elavad või 3 inimest on majapidamises, siis on kindlasti neil 5 autot. Sest uued ostetakse juurde, vanad oodatakse kuni ära roostetavad, et ennem ei viida neid kuskil ära. Päris eriskummaline koht. Teeäärse helikopterisõidu väljakutse võtsid poisid julgelt vastu. Helikopteriga polnud keegi ennem lennanud, miks mitte teha seda Ameerikas? Ei mõnus, lähme kopteriga sõitma. Kuidas väga mahuta või kes läheb? Kolmekesi, mina, Siim ja Kristjan. Downtown Disney tiirule, see roheline tiir. Algab siis siit, kestab 7,5 minutit. Ja eks näis, kuidas on. Minu jaoks on see esimene kord kopteriga lennata. Ilmselt ka teiste jaoks. Eriti kui ta veel hoogsalt keeras ja mõnus. Vägevalt keerutas ikka. Tuga vana. Hea jutuga ja ma arvan, et sõitis rohkem, kui ta oleks pidanud. Tundus küll. Mõtlesin, kui kohe algas keeram tagasi. Ei teabki, need liinitöid peab kopteriga tegema. Maru lihtne tundus see. Mõnus. Täiega mõnus. See on ikkagi siuke sõit, ma arvan, mida Eestis võib-olla ei julgeta, aga teist keeles ka vist ei tohi teha. Viimane kord sellist sõitu sain Vietnami sõja ajal. Jah, korduvalt. Väga äge. Näitas meil lisaks vaatamisväärsust, tal ikkagi näitas ka, kuidas see kopterisõit käib. Super, nüüd ei ole midagi, nüüd tuleb natuke raha korjata ja Eestisse osta endale ka siuke kopter. Eestis pole küll midagi vist väga näidata, aga sõita ikka saab. Väga äge. But Canaveral is nice because the water's nice, the beach is nice, there's not many people. Much more sharks. I didn't see any yesterday. I was trying to teach myself how to surf yesterday and I didn't see any, luckily. But... Okay, yeah, thank you. Alright, no problem. You guys have a good one. Goodbye. Have a good trip, guys. Saime mõned kohad, mida võiks külastada veel. Homme hommikul läheme Kennedy kosmosejaama. Väga hea muuseum pidi olema, seal on kõik kanderaketid, muud raketid. Pilet on küll $50, ehk siis koos maksudega $53. Aga öeldi, et see on iga oma senti väärt. Ma täitsa usun. Tihti me ikka rakette näeme, Eestis neid iga päev ju ei kohta. Ja siis edasi on mõned linnad, mis jäävad Orlando ja Savannah vahele, kust võiks läbi sõita, mitte siis mööda kiirteed, aga kiirtelt maha pöörata ja
ilma uudistada. Vaata, selle kärataga lendasime. hotell Orlandos oli kõigile meeltmööda. Ui johvaid, see oli ikka korralik mingisugune, see on mansion, see ei ole tuba. Minu tuba. Sai siis suurte hääletuste teel jagatud toad ära. Kes sai vabatahtlikult, Alari ja Argo tahtsid ise enda tuba. Toivo tahtis samamoodi seda sama tuba. Nad elavad seal kõik neljakesi. Meie Siimuga võtsime selle, mis meile siis üle jäi. Me elame siis suures toas. Sest hääletuse põhjal me Siimuga pidime kõige rohkem pussutama öösel maades. Räägi enda ees. Ei, see on hääletustulemused, siin ei ole. Tegelikult ma võin ka öelda, et täna on meil eraldi tekid, mis tähendab seda, et me saame ikkagi hommikul teha mõõtmistulemused, mis selgelt näitavad seisu siis minu kahjuks, ehk siis Siim kindlalt pussutab rohkem. Ja kõik, mis siin ümbruses on, see saab olema vähemalt sama vägev kui Miami's. Okay. Jälle Aivar. Aivar on süüdi jälle. Klassik Aivar.